Mesila asub siis Rajatalus ja Rajatalu on põline koht. Selle ostis minu vanaisa 19. sajandi lõpus. Eks siin on elatud varem ka. Maad renditi ja omal ajal peetigi siis talu ikkagi täie eest, et oli metsa ja põldu hariti ja ka mesilasi peeti ja muid loomi siin läbi aja. Ja plaanis on seda siis ka kaasajal taastada mitte ainult suvilana, vaid ka kohana, kus talu peetakse, ehk siis kus kasvatatakse ja toodetakse ja on võimalik elada ka aasta läbi, et sellised mõtted, aga tegemist on esimese aastaga ja päris algusega siin praegu. See on minu esimene mesila grupp. Paika sai ta siis aprilli lõpus ja nüüd on selja taga juba ka siis esimene meevõtt, 200 kilo, et kõik on korjatud siit ümbruskonna aasadelt ja metsadest. Mesilastel on siis korjet rohkesti, et lähimaks korjealaks ongi see poollooduslik heinamaa siin Rajatalu enda maade peal ja need metsad, mis on ümberringi. Ja eks see korje on rikkalik, kuna rohumaa aluseks on ristik. Ja aastas korra lasen niita, et ei kasvaks võsapõllu peale. Kõige rikkalikumalt on neil ikkagi saaki metsa ja põllumaa piiri peal, et sellised kohti on siin oma jagu, et eks näis, mis saab nüüd augustis ja sügise poole, aga ilmad on ilusad ja lendu on ja nad korjavad ka praegu veel, nii et selles suhtes on lootust, et on hea meie aasta. Et esimene mesi on siis vurritatud talu vanas saunas ja meevurr on siin samas ja teises ruumis siis toimus lahti kanetamine ja selles suhtes see on üsna tavapärane siis alustavale mesinikul, et esimene mesila hoone või mesila maja on siis mingi olemasolev hoone meil siis ja saun.